Minu esemeks on see merelindude püüdmise lõks. Ja see demonstreerib tegelikult seda, et Eestis on merelinnu uuringud kestnud juba üle 50 aasta järjepidevalt ja see on üsna haruldane, et sellised pikad andmeread üldse looduse kohta olemas on. Selle lõksu abil püütakse pesa pealt näiteks kalakajakaid ja lõksu eesmärgiks on kalakajakas püüda kinni nii, et ta ei saaks üldse viga. Et see, kui lind saab viga, see on midagi, mida teadlased üritavad iga hinna eest vältida. See lõks asetatakse pesa peale, siis kui lind on juba oma pesaga tegutsenud mõnda aega, et oleks kindel, et lind seda pesa maha ei jäta, et see peab olema 10 päeva täpselt möödas esimese muna munemisest. Siis pannakse see lõks pesale, see tehakse lahti ja hoitaksegi niimoodi ilma päästikuta, et lind sellega ära harjuks oma pesa ümber. Kuidas selle lõksu sinna pesa peale panna, see on eraldi kunst, mille õpivad need inimesed selgeks, kes seal Matsalus rohkem merelinde uurimas on käinud, et sul peavad olema täpselt õige suurusega kivid ja sul peab olema adru, mida sa paned siia lõksu serva alla, et see lõks oleks väga hästi ilusti vastu maad ja stabiilne ja et see siis kuidagi ei hakkaks seal logisema selle pesa peal. Ja kui lind siia sisse kõnnib, siis ta lükkab päästikuga selle lõksu kinni ja siis saab teadlane panna siis oma käe siia lõksu alla ja selle linnu siit välja võtta. Ja siis linnult tavaliselt võetakse kas siis suleproov või väike vereproov või kaalutakse või mõõdetakse või pannakse talle rõngas jala ümber ja siis ta kohe lastakse lahti. Et see on selline hästi väheinvasiivne katse. Merelindude uurimine on hästi oluline sellepärast, et merelinnud on üks liigirühm, mis on väga palju mõjutatud inimtekkeliste keskkonnamuutuste poolest, et neid mõjutavad korraga kliimamuutused ja merereostus ja elupaikade kadu. See, et me merelinde paremini tundma õppime, on hästi oluline selleks, et me oskaksime neid paremini kaitsta ka. Selle lõksu ehitas Maaülikooli teadlane Kalev Rätiste, kes on kõige pikemalt Eestis kalakajakaid uurinud teadlane. Tema käis siis aastakümneid järjest iga aasta seal Matsalus Kakrarahul neid kalakajakaid uurimas. Ja kui tema selle tööga lõpetas, siis minu ja Jeffrey Garbier töörühm võttis selle üle ja meie püüame nüüd seda merelindude uurimise järjepidevust Eestis hoida ja see on meie jaoks hästi oluline, et see ei katkeks, et see merelindude teadmine Eestis püsiks ja kestma jääks. Meil kõigil võib olla kodus varuks mõni ese, mis jutustab Eesti looduse lugusid ja Eesti looduse uurimise lugusid. Aitame üheskoos Eesti Loodusmuuseumil need lood kokku koguda ja inspireerida nii ka teisi inimesi Eesti loodust tundma õppima ja loodusteadustesse süvenema. Vaata lisaks www.loodusmuuseum.ee